mina tahtsin minna Moskvasse, et ülikooli, aga ema ütles, et ei, Moskva on nii suur linn, ma ei lase sul minna, aga mine sinna Tartusse. Aasta oli 91. Eesti just sai iseseisvaks ja kogu see protsess oli täies hoos siin. Kui ma tulin ülikooli, siis ma avastasin, et igal pool oli vaja mingi eesti keele testi teha. Ja ainuke osakond, kuhu polnud vaja teha, oli vene keele kirjandus. Mul valikut polnud, siis ma astusin sinna, kuigi see ei olnud minu teema. Ja siis läks kogu see asi lahti. Saigi see seadus välja, et naturalisatsiooni jaoks või korras oleks saanud Eesti kodakondsuse, siis kui eesti keele eksam on tehtud. Kui mina astusin sisse, ma ainukese sõna, mis ma teadsin, oli tere ja head aega, kõik. Ma andsin dokumendid sisse ja siis anti 9 kuud selleks, et keele õppida ja see eksamit ära teha. Et ma läksin eksamile, hästi kihvt eksam oli. Ja siis ma sain oma kodakondsuse paberi. Mul on see number isegi alla 1000. Ühesõnaga ma olin üks esimestest nendest, kes naturalisatsiooni korras sain selle kodakondsuse. Lõppes see esimene aasta ülikoolis ja ma läksin tööle Narvas. Seal tuli hästi palju paberitööd eesti keeles ja seal mitte keegi ei osanud midagi. Ma olin ainuke oma selle eesti keelega. Ja ülejärgmine aasta see Narva direktor soovitas mind juba Tartu osakonda ja seal oli 99% eestlasi. Nemad aitasid mind igat pidi. Ühesõnaga, see oli siuke 3-aastane intensiivne eesti keele treening. Saigi selgeks, et tänu sellele, et hästi palju inimesi oli, kes aitasid ja tänu sellele, et ma istusin ööd ja päevad lihtsalt selle sõnaraamatuga, et tõlgisin absoluutselt kõik sõnad ja minu jaoks oli kõige keerulisem ja hämmastavam eesti keele. See sõnavorm ju muutub. Kuidas ma pidin üles leidma seda sõnaraamatus, on ju, kui madu on maa, tahes tahtmata ma pidin aru saama, kas konteksti järgi või siis sõna 2 esimese tähe järgi, mis sinna sa võiks olla. Eesti keel on üks hästi keeruline just sellepärast, mitte tänu sellele, et seal on 14 kääned, aga just tänu sellele hästi palju neid erandeid. Kurat, no 50% erandid, 50% on reeglite järgi ja 50% erandid. Ma ei tea, ma kunagi niimoodi sihilikult grammatikat ei ole õppinud. Et ma arvan, et keele õppimine peab käima läbi loomuliku suhtlemise. Siis kui ma tulin Tallinna tööle, oligi vaja neid inimesi, kes oskaksid mõlemat keelt. Paari aasta pärast ma sattusin suuremasse firmasse. Jällegi ma sain kollektiivi, kus oli 95% eestlasi. Ja siis kui mu keegi ütleb, et kuskile ei võeta perekonnanime pärast või siis vene tausta pärast, siis ma alati ütlen, see on 100% jama. Tähendab see, et palju sa oskad, palju sa tahad osata. Ma olin 20 aastat siis IT-töös. Järsku tekkis mul tortide ja kookide huvi ja sellest ma tegin oma töö ja firma. Ja jällegi üks näide sellest, et ei ole sellist asja nagu vene taust. 4 aastat tagasi oli presidendi vastuvõtule konkurss, et nendest, kes teeb deserte ja magustoitu. Minu firma oli see, kes valmistas Eesti presidendi. See on once in a lifetime opportunity. Vaatamata sellele, et ma olin 100% vene omanik, vene perekonnanimega, mõjub see, et mis maine sul on, mis kvaliteediga toodeid sa teed ja nii edasi. Ja minu kogemus panigi meid otsustama, et meie laps läheb Eesti kooli. Et me oleme venekeelne perekond, aga meie laps õpib eesti keeles ja saksa osakondas veel ka, et mida rohkem keelistab arvamus. See on minu isiklik arvamus. Ja praegu ma näen seda, et need lapsed või noored, kellel on rohkem keeli käes või suus, nemad on rohkem konkurentsivõimelised, ükskõik mis alas nad on. See, mis teised räägivad, et vene lapsed, kes käivad Eesti koolis, nad ei oska vene keelt. Minu poeg käis selles totaalses diktandis ja ta kirjutas 4, see on väga hea tulemus. Vene lapsed, kes õpivad vene koolis, nad said 2 ja 3. Ma olen nii palju sõitnud, ma olen hästi palju reisinud tegelikult ja näinud väga palju
kontinente isegi. Ja ma jõudsin järeldusele, et Eesti on tegelikult perfektne koht, kus elada.